Tere! Täna on meil saates külas Jaanika Aan, kes on LHV andmete juht ja varasemalt pikalt juhtinud Telias andmeteaduse valdkonda. Ja räägime täpsemalt sellest, et kuidas võib-olla andmeanalüütikuid ettevõttes juhtida, mis erinevad mudelid selleks on ja andmeanalüüsist siis ka süvitsi rohkem. Tere Lauri, tere Jaanika! Tere Janek, tere Kristo! Ma hakkan kohe küsima siis, et kui palju, kuidas sa loed neid inimesi kokku LHV-s, kes on nagu andmetega töötavad? Kuidas sa mõtled sellest üldse, et kas need on kõik need, kellel on data andmenimetuses või on neid veel? Ma loen neid kokku nõnda, et need on minu jaoks inimesed, kes loovad läbi andmete natukene sügavamat väärtust. Ehk et teevad andmepõhiseid toiminguid. Näiteks kas ehitavad andmemudeleid, valmistavad ette andmedashboard'e, visualiseerivad andmeid või ehitavad andmeraporteid. Kas need on, kuidas need ettevõtte peale jaotunud on? Et ma tean, et sa varem olid Telias ja Telia on ilmselgelt grupp ja ma olen Omnivas ja Omniva on ka 3 riigis, aga ta on nagu üks ettevõte. Et kuidas LHV on? LHV-s on analüütikatiimid viidud ärile lähemale, mis tähendab seda, et seal on turundusanalüütikute tiim on siis turunduse juures. Tooteanalüütikud on tooteosakonnas, raporteerimisanalüütikud on raporteerimise osakonnas, riskianalüütikud on riskiosakonnas. Okei. Ja kus osakonnas sina oled? Minu all on tegelikult siis tooteanalüütikud. Mina asun ise tooteosakonnas ja aitan üle ettevõtte juhtida siis ka andmestrateegiaid ja tagades seda, et üle ettevõtte oleksid analüütikutel ühtne kompetents, et me kasutaksime samu tööriistu ja nii-öelda kogu need andmeteemasi siis kokku juhtida. Tegelikult Euroopast ja maailmast, kui me vaatame suuremaid ettevõtteid, siis on tegelikult sellised 3 suuremat võib-olla nagu juhtimise mudelit olemas. Ma hea meelega tutvustaksin neid siin. Et esiteks on siis hübriidmudel. Hübriidmudel on see, mida meil ka hetkel LHV-s on kasutusel. See tähendab siis seda, et analüütikud asetsevad pigem toote ja äri juures ja neid siis ühendab keskne selline kompetentsikeskus ja seda juhib siis andmeanalüüsi juht, kes tagab siis ühtsed standardid ja strateegilise suunitluse. Mis selle plussid on siis see, et kõik analüütikud üle ettevõtte on justkui nagu väikestes tiimides laiali, aga neid hoitakse nii-öelda läbi hübriidmudeli koos. Et siin võib tuua näiteks ettevõtte nimega Netflix, kellel on sarnane mudel ka siis kasutusel. Siis teine mudel on detsentraliseeritud mudel, et analüütikatiimid töötavad siis täielikult ärivaldkondades, kus otsustusõigus on tiimi tasemel ja juhtimine toimub autonoomselt. See tähendab seda, et sellist keskset juhtimist ei ole. See võib-olla iseloomustab tegelikult selliseid suuremaid ettevõtteid nagu Google, Amazon ja tegelikult sealt on ka selline väljend pärind nagu two pizza teams, mis tähendab, et need analüütikatiimid on piisavalt väikesed, et sa selle 2 pizzaga enam-vähem toidad oma analüütikud ära, et 6-8 inimest. Selle võib-olla miinuspool, miks ei ole niivõrd levinud, on see, et sa tegelikult pead värbama üsna kõrge kompetentsiga omale siin analüütikuks justkui nagu analüüsijuhi, kes suudab hästi innovaatiliselt ja strateegiliselt ka mõelda
lisaks sellele, mida ta siis ise oma töös ära teeb, et ka nagu lisaks nagu tehnilisele poolele. Et see on võib-olla üks osa, aga samas väga suurtes ettevõtetes, kus sul ongi juba rasked või nii-öelda keeruline hübriidis analüütikuid juhtida, siis see toimib seal üsna hästi. Ja mida suurem ettevõte, seda nii-öelda erispärasemad on need vajadused ka, on ju, et võib-olla neil kõigil ei olegi parimad praktikad samasugused ja tööriistad ka on erinevad, eks? Ja täpselt. Tegelikult ka Gartneri uuringud näitavad, et selline mudel aitab pakkuda kiiret reageerimist just sellistes suurtes ettevõtetes. Nii et see on selline. Ja siis on tegelikult veel üks mudel, ilmselt neid mudelid on ka veel, aga need on võib-olla kõige levinumad, need 3, mida ma ära siin nimetan, on siis keskne mudel, kus analüütikud on koondatud üle ettevõtte kõik ühte suurde tiimi. Tavaliselt seal 10-30 analüütikut, andmeteadlast on koos ja siis mudel pigem keskendubki ühtse nagu tööprotsessi toimivusele. Ma ütleks, et nendest 3 mudelist see viimane on Euroopas ja maailmas kindlasti kõige vähem levinud, aga sellised juhtimisi tean ka omast käest, et selle võib-olla siis puudus on siis see, et selle mudeli puhul, kui analüütikud ei ole äri juures, siis tegelikult, kui sul ei ole väga tugev analüütik seal tiimis, siis ta jääb ärist kaugele ja tegelikult MIT uuringud ja Harvard Business Review on ka välja toonud, et antud mudeli puudus on see, et analüütilise innovatsiooni ja strateegiline mõtlemine on umbes 25% tegelikult madalam. Et tegelikult see nii-öelda nagu tulemuste tootlikkust tuuakse vähem ära sellise mudeli puhul. Kas need mudelid on nii-öelda, ma kujutan ette, et see loomulik arengukäik on see, et sul on esmalt väike keskne tiim ja siis on hübriidmudel ja siis on detsentraliseeritud mudel. Kas see on ka, kas on nii? Ütleme nii, et võib-olla näiteks alla 100 inimese ettevõtetes on võib-olla see viimane mudel kõige levinum ka, et pannaksegi kokku mingi analüütikute tiim ja siis püütakse seda nagu juhtida. Aga et ütleme nii, et see ettevõte on piisavalt väike, et see analüütikud ongi juba nagu äri ja tootega ka piisavalt lähedal. Et mida suuremaks ettevõte kasvab, siis jah, seda olulisem on mõelda, et mismoodi see struktuur võiks välja näha, et ta looks ka siis päriselt väärtust. Mul on siit kohe jätkuküsimus selle ettevõtte suuruse kohta. Et ma lugesin ühte andmehalduse küpsusmudelit ja seal on ka umbes niimoodi, et mudel A on siis, kui sul on väike ettevõtte alla, ma ei tea, mingi 100 inimese, mudel B on 100 kuni, ma ei tea, 500 inimest ja mudel C on üle 500 inimese. Ja siis minu jaoks on see nagu pisut imelik jaotus. Ma olen töötanud Starshipis ja nüüd töötan Omnivas ja seal on sellist neid Omniva mõttes palju on kullereid, et üle 1000 ja pisut alla 2000 on sellist nagu reatöötajad või need, kes on postkontori töötajad, kes viivad asju laiali, kes on sorteerimiskeskustes ja et seal ei ole nagu väga palju vahet, et kas need on nagu nüüd 100 või 1000 või 5000, et minu arust nagu seda nii-öelda andmeüksuse struktuuri ettevõtte üleselt see nagu otseselt ei mõjuta. Et kas sa mainisid, et väike ettevõte, kus on alla 100 inimesed, keda sa sinna hulka loeksid või kelle sa sealt välja jätaks? Sa mõtled, et keda ma loen sinna alla 100 inimese ettevõtte töötajate hulka? Jah. Nagu tehnilise poole pealt vist, eks ole, on ju, et... Jah, et kas see on nii-öelda back office ja ma ei tea, tooteettevõtte puhul on see nagu engineering ja HR ja overhead või sa loed nii-öelda frontline töötajad ka sinna hulka? Hetkel ma mõtlesin tegelikult tõesti nagu kogu töötajate arvu, et ja see 100 on ka võib-olla see, et see on nagu võib-olla kuni 500 koos frontline'iga. Sõltub, mis on sinu ettevõtte
eesmärk ja väärtus. Et ja opereerimise mudel on ju, jah? ja täpselt. Et ütleme niimoodi, et see Amazoni nii-öelda detsentraliseeritud mudel töötab ka ilmselt väga hästi sellistes olukordades, kus sul on väga muutlik ärikeskkond ja sa pead nagu hästi pidevalt võtma vastu muudatusi või nii-öelda nagu siis kohanema oma äriga. Et see just võimaldab seda. Et kui sul on nagu võimalik teha natukene pikaaegsemad strateegiaid ja sa ei ole niivõrd muutlikus ärikeskkonnas, et siis see hübriidmudel on ilmselt parem. Et võib-olla siis niipidi vaadata. Kas see hübriidmudel toimib teoorias ka ilma keskse juhtimiseta või see eeldab, et sul on selline keskne analüütika funktsiooni juhtimine ikkagi olemas? Ja see võib-olla sõltub ka ettevõtte küpsusastmest, et kui me täna räägime, et kui ikkagi ettevõtted, ma ise näen, ei ole niivõrd andmeküpsed, kui me vaatame isegi enamus Eesti ettevõtteid ja nii-öelda jätame Netflixi, Google, võib-olla isegi nagu juba täna siis Bolti välja, on ju, et siis ma tegelikult näen, et ettevõtetel on meil sinna päris pikk maa minna, mistõttu see hübriidne juhtimine kindlasti toetab seda. Ehk et lõppeesmärk oleks loomulikult see, et ettevõttes ei oleks ühtegi juhti, kes ei teaks, mis asi on andmed ja ei suudaks ise mingeid lihtsamaid dashboard'e omale kokku panna. Aga nii kaua, kuni seda ei ole, seda mõttelaadi ja andmekultuuri nii kaugele, et siis hübriidjuhtimine võiks olla siin küll nii-öelda võti. Sina LHV-s praegu tegeled selle analüütika poole juhtimisega keskselt selles hübriidmudelis. Et kuidas selle raames sa ütlesid, et üks on see, et analüütikute juhtimine on see, aga teisest küljest on ka see nii-öelda andmekirjaoskuse ja muu taolise levitamine ettevõttes. Et kuidas sa seda vaatad, et kuhu sa praegu oma aega paned ja kuidas sa näed, et see nii-öelda tulevikus mõne kuu või paari aasta jooksul jaotuma hakkab, et kus see rõhk rohkem on? Minul hetkel on täpselt selline 50-50. 50% on siis oma tiimi juhtimine ja 50% on tegelikult andmestrateegia juhtimine ja üle kogu ettevõtte sellise andmekultuuri juhtimine. Okei. Mida me tuleme tagasi selle analüütikute nii-öelda juhtimise juurde tagasi, et kas andmestrateegia on midagi, mis sisaldab ka seda, mida sina teed või see sisaldab ainult seda, mida teised teevad? Andmestrateegia annab kogu ettevõtte töötajatele ja kõigile andmetega tegelevatele tiimidele ja osakondadele aimu sellest, kuhu me tahame läbi andmejuhtimise jõuda. Ja sinna on tegelikult kaasatud ka mitte ainult andmeanalüütikud ja andmetiimid, vaid ka nii-öelda näiteks andmeplatvormide tiim, TVH tiim. Andmestrateegia võib näiteks ära mainida selle, et me tahame liikuda on-premise pilve ja siis on seal keskne roll just nagu näiteks siis TVH tiimidel või näiteks ühe punktina on välja toodud, et tõsta üldse üle kogu ettevõtte andmekompetentsi ja siis see on näiteks minu laual. Nii et siin selles mõttes andmestrateegia annab rollid ja vastutuse erinevatele tiimidele ja osakondadele sõltuvad sellest, mis siin on kirja nii-öelda siis kokku lepitud. Ja kui suur osa seda on nii-öelda õppimist ja harimist ja levitamist võrreldes sellega, et lihtsalt nagu tegemist, et nii-öelda ütleme, et pilve kolimine, et seal on natukene õppimist ja palju tegemist, et seda ma kujutan ette, seda ma olen ise teinud, on ju. Aga nii-öelda analüütika funktsioon, et kui sa juhid neid tooteanalüütikuid, et kui palju siis sellest on nii-öelda, ma ei tea, analüütikute oskuste tõstmine võrreldes nii-öelda nende äripoole andmekirjaoskuse ja selle poolega. Kas seal on mingi eristus ja
ja kuidas sa seda enda peas jagad? No tegelikult kompetentsi mõttes peab tegelema mõlema poolega, et ühelt poolt aitama äri neil õnnestuda, siis selleks, et nad oskaksid lihtsamaid andmetuule nii-öelda siis kasutada ja seal ise ka võib-olla mingeid lihtsamaid dashboard'e luua, olgu näiteks siis sul Tableau või Power BI või mõni muu visualiseerimiskeskkond. Või sa kasutad näiteks Datavi chati, et Datavi chat with data, issakene. Mõtlesin ma siin hetkel. Et sa saad oma lihtsamatele küsimustele ise vastused leida. Ja see on võib-olla see üks koht, kus siis ma aitan neil õnnestuda. Nüüd, kui me räägime analüütikute kompetentsi tõstmisest, siis siin on oluline roll vaadata seda, et kuidas ja mismoodi me soovime oma analüüse siis tuleviku vaates teha ja kuhu jõuda. Et lihtsamaid asju saab kindlasti ära automatiseerida ja digitaliseerida. See tähendab, et meil on võib-olla vaja näiteks võtta kasutusele uued töövahendid, mis aitaksid meil siis paremini õnnestuda. Et see on üks pool kompetentsist, eks ju. Ja teine pool on ka see, et analüütik võikski olla selline ka nagu mingis mõttes keskse analüütika juhi rollis, mis tähendab, et tema annab oma ärile siis parimad teadmised, et ta suudab leida juba mustrid ja pakkuda aktiivselt ise välja nii-öelda lahendusi, võimalusi, mida võiks teha, mida nagu tema andmetest lähtuvalt näeb. Et ma arvan, et sinna on veel veidike maad minna. Kuidas seda praktikas teha? Et ma vaatan Kristo poole siin praegu, et Kristo õpetab andmeinsenere. Et kas see on midagi, mida on võimalik nii-öelda magistri tasemel õppida või see on puhtalt nii-öelda sisene mentordamine või kuidas sa näed, et see kõige paremini toimida võiks? Ülikoolid teevad täna minu vaatest väga-väga head tööd, et ülikoolidest tulevad spetsialistid ja praktikandid on ülitublid. Võib-olla oluline ongi siin aru saada, et mis on üldse võimalused andmetega siis toimetamiseks. Et katsetatagi läbi erinevaid lahendusi, erinevaid võimalusi ja kui lõpuks jõutakse siis teatud ettevõtetesse, nad oskaksid ise ka siis nii-öelda pakkuda välja omapoolseid eelnevalt läbi tehtud strateegiaid ja ka nagu võimalusi. Ehk siis kasutada nii-öelda õpitud ära. Andmeanalüütikute puhul mulle tundub, et neil on ka üpriski palju vaja seda ärilist teadmist, eks ole, et kui andmeinsener, hea kui ta teab ärist, aga see ei ole võib-olla nii kriitiline, sest seal on tehnoloogia on see, mis võib-olla on olulisem ja kuidas need andmed peaksid liikuma. Aga andmeanalüütiku puhul, et seal on kõik, mis andmeanalüütik teeb enam-vähem, peab ju ärile kasu tooma, et seal on see äri mõistmise nüanss üpriski oluline. Aga ma saan aru, et su mõte, Jaanika, on see, et need baasteadmised, eks ole, võiks ülikoolist kaasa saada. Mida ma näen siin see, et üha olulisemaks muutub tegelikult analüütikute tehniline kompetents, mida just ülikoolist on võimalik saada. Et kui sa koolitad ka andmeinsenere, nad oskavad tegelikult programmeerida, nad oskavad kasutada erinevaid tehnilisi siis töövahendeid. Ja ma arvan, et see on hästi oluline kompetents, mida ettevõttesse saada, sest et ettevõtetes analüütikud pigem ma näen, et muutuvadki rohkem tehniliseks ja selle äri poole tegelikult nad saavadki ettevõttes siis ise kaasa, kui nad asuvadki nii-öelda konkreetse äri või toote juures, väiksemates tiimides. Et minust siis see toimib nagu hästi. Kui ma vaatan, värbamisel on see, et on mõtet nii-öelda värvata inimesi, kellel on oskused, mis võtavad kaua aega ehitamist, on ju. Ja et kui ta, ütleme, midagi ühte tööriista on kasutanud, teist tööriista ei ole kasutanud, see tööriista õppimine käib nagu
kiiresti. Et nii-öelda andmeanalüütikate vaates, et mis sinu jaoks on sellised asjad, mis pigem aega võtavad või mis pigem võiks olemas olla, et mis pigem võiks olemas olla? Ma võib-olla oma kogemusest täpsustaks seda, et tööriista õppimine käib lihtsalt siis, kui sa oled taolisel kompetentsi tasemel tööriista kasutanud. Näiteks õpid ülikoolis näiteks R-is siis kodeerimist, siis ma arvan, üleminek Pythoni peale on üsna lihtne. Kui sa ei ole varem ühtegi programmeerimiskeelt õppinud ja oled ainult kasutanud mõnda visualiseerimise tarkvara, et andmeid visualiseerida, siis tegelikult sealt programmeerimist õppida on aeganõudvam ja kõik ei ole ka selleks võimelised. Et võib-olla see pool on kindlasti aeganõudvam, sest kui me täna vaatame uusi automatiseerimise võimalusi, kas või läbi AI, siis juba oskus, ma ei tea, API vastu teha päringuid on väga oluline ja annab suure eelise. Kui olulised on need nii-öelda domeeni või eriala teadmised? Et marketing tundub olema päris, seal on omad tööriistad ja omad teadmised. Ja mingi teine suund ärianalüütikast, et Boltis on logistika oluline ja Omnivas on samamoodi logistika oluline ja mingil määral ka Starshipis. Et kui palju sa näed, ütleme, ma küsin siis niimoodi, et kui palju sa, ideaalne kandidaat on muidugi see, kes seda domeeni kindlasti tunneb, et ideaalis sa leiad finantstaustaga analüütiku finantsanalüüsi tegema. Aga kust maalt sinu jaoks see piir läheb, et kas inimene peaks natukenegi olema mingi domeeniga kokku puutunud eelnevalt, enne kui teda sinna värvata, või ei ole see eriti vajalik või see oleneb domeenist? Ma ise hetkel mõtlen nii, et kui ettevõttes on väiksemad analüütikute tiimid, mis asuvad konkreetselt toote või äri juures, kus nad saavad selle domeeni teadmise, siis ma värbaks täna pigem tugeva tehnilise ja eelneva tehnilise kogemusega inimese. Ja ma usun, et see domeeni teadmine on lihtsamini õpitav kui see tehniline pool. Ja siin tehnilise poole peal ma mõtlengi, et sa võid olla füüsik, sa võid olla keemik, sa võid olla matemaatik, statistik, engineer. Et mingite kohtade peal see domeeni teadmine ilmselt on olulisem, et kuskile meditsiinidomeeni siseneda nagu olles kunagi sellega kokku puutumata, siis see on keerulisem. Okay. Ma uuriks natukene selle andmeanalüütiku rolli osas veel, et mis on praegu ühel, ütleme, keskmisel andmeanalüütikul oluline, et ennast edasi arendada, et ma taustainfoks, ma ei ole kunagi andmeanalüütik puhtalt olnud, et ma kuidagi läksin enam-vähem otse sellise natuke analüütilise rolli pealt andmeinseneriks üle, ja ma saan aru, mida andmeteadlane teeb, ma saan aru ka, mida andmeanalüütik teeb, aga mis on nagu need, ütleme siis viisid, kuidas, sa mainisid ka Jaanika, et sul üks ülesanne LHV-s on seda andmeteadlikkust tõsta, et kas on mingisugused olulised asjad, mis sa vaatad praegu, et tegelikult kõikidel või enamikel andmeanalüütikutel, mida peaks nende juures arendama või kuhu nad võiks enda teadmisi ja õppimisi suunata? Ma arvan, et andmeanalüütikule, andmeteadlasele või muule andmetega toimetavale inimesele esiteks meeldib, kui tema otsene juht saab ka andmetest aru ja suudab temaga andmekeeles rääkida. Ehk ma arvan, see on kindlasti üks väga oluline osa sellest kogu andmeanalüütika juhtimisest. Siis teine pool on see, et tahaks kindlasti, et nad oleksid kaasatud, et oleks koht, kus nad saaks oma
mõtteid jagada, selleks sobivad näiteks väga hästi sisemised foorumid, workshopid, üle ettevõtte mingisugused konverentsid, koosolekud, kus nad saavadki väljendada oma muresid ja mõtteid ja oma inimestega või nagu sarnaste mõtetega inimestega oma siis probleeme ka jagada. Et see võib olla üks oluline pool. Siis saab olla ka erinevad näiteks mentorprogrammid, kus näiteks kogenud analüütikud juhendavad näiteks praktikante. Kas analüütika tööd nagu erialana ka õpetatakse? Minu meelest see andmeanalüüs on selles suhtes huvitav, et seal on väga erinevad nägemused inimestel, et ma ei tea, kas päris sellises võtmes õpetatakse, nagu need ettevõttes andmeanalüüsi töö toimub. Et tihtipeale, kui vaadata, et andmeanalüüs või andmeanalüütika, siis ütleme, ülikoolidesse õppimise vaatenurk sellele on statistika suuresti, et erinevad statistilised meetodid ja minu jaoks see läheb tegelikult juba selline andmeteaduse valdkonda, et ma ei tea, kas näiteks ütleme sellised baas SQL oskused, neid ikka õpetatakse, on ju. Baasvisualiseerimise oskusi, neid samamoodi õpetatakse, aga eraldi nii-öelda suunana minu teada andmeanalüütik või andmeanalüüs Eestis minu meelest ei ole. Ma TalTechi kohta nii täpselt muidugi ei tea. Ma tean, et TalTechis on ärianalüüsi õppekava või midagi taolist, nii et selles mõttes äriinfotehnoloogia on kindlasti, jah? Jah, äriinfotehnoloogia, just. Okei, aga mul on siis huvitav jätkuküsimus siit, et meil on andmeanalüütikud, data analyst, rollid ettevõtetes ja keegi ei õpeta seda. Et kuidas siis neist inimestest saavad data analystid, kust nad tulevad? Baasoskused tulevad ikkagi tegelikult ju ülikoolist, et kui sa õpid statistikat, siis see on üks väga oluline ja suur tehniline oskus, mida sul on vaja selleks, et ärianalüütikuna õnnestuda või analüütikuna õnnestuda. Aga selles mõttes, et kui sa seda eriala ei saa otseselt õppida, siis järelikult sa õpid mingisugust muud eriala. Või nojah, okei, üks variant on see, et nii-öelda matemaatilise statistika inimesed või siis data science inimesed, et nendest saavad andmeanalüütikud. Aga ilmselt on siis kõigis teistes erialades ka neid inimesi, kes kuidagi kalduvad sinna andmeanalüüsi ja tehniliste teadmiste poole ja siis nemad tahavad pigem minna süvitsi sinna analüüsi poole ja siis neist saavad ärianalüütikud. No ütleme ka, et mis see nagu probleem on, mida me lahendame, on ju, või et mis see nagu vajadus on, et selleks, et olla näiteks raporteerimisanalüütik, sul ongi lihtsalt vaja andmetest aru saada, mis andmed sul on vaja Excelisse, tabloosse, lihtsalt neid nagu visualiseerida. Ma arvan, et põhitööriist SQL ja ongi kõik, ja huvi. Ja samamoodi ma tooks välja, Lauri, vaata selle, et tegelikult ju see andmeteaduse õppekava, mis Tartu Ülikoolis on, ma ei tea, kas 5 või 6 aastat võib-olla olnud, aga see ei tähenda, et enne seda ei oleks ühtegi andmeteadlast olnud, eks ole, et kuskilt nad tulid. Et jah, et tihtipeale on see, et ei pruugi olla see, et sa õpid täpselt seda, kelleks sa lähed paraku, aga muidugi parem oleks, et kui neid andmeanalüütikuid on näha, et neid on nagu palju vaja, et siis tegelikult see on hea tähelepanek, et võib-olla peaks seda rohkem suunama. Minu meelest ka ma ütleks, et erinevates muudes valdkondades nagu majanduses ja ütleme keemia, füüsika, et seal igas valdkonnas on mingisugused õppeained, mis räägivad andmeanalüüsist just antud valdkonna kontekstis, et siukseid nüansse kindlasti võib olla, lihtsalt mul ei tule hetkel meie arvutiteaduse instituudist kohe midagi meelde, see võib olla, et ma lihtsalt ei mäleta hetkel. Aga idee poolest siis
need, kes jõuavad erasektorisse ja tooteettevõtetesse, siis ongi erinevate erialade inimesed, kellel on mingisugune ülekattuvus andmeanalüütika tehniliste oskuste ja huvide osas. Ja siis nii-öelda minu ja Jaanika ülesanne on sealt jätkata selle valdkonna nii-öelda juhtimise ja arendamisega. Ma ei tea, minu nägemus on see, et tihtipeale inimesed, nagu meil oli, no ütleme, minu meelest inimesed võiksid pärast bakalaureuse taset juba minna tegelikult ettevõtetesse tööle selleks, et nad saaks aru, mis neile üldse edaspidi sobib, eks ole, ja seejärel spetsialiseeruda siis sellele, kus nad tegelikult ennast leiavad kõige paremini sobituvat. Et seejärel ka, kes teab, et talle meeldib andmeanalüüs, ta pärast bakalaureuse taset, ma ütleks, et enamikel inimestel, kes ütleme IT taustaga tulevad, nendel on kindlasti baasteadmised olemas, et andmeanalüütikuna hakkama saada. Ma arvan, et ka teistes valdkondadest tulevatel inimestel, et seejärel, kui nad on mõned aastad töötanud, noh siis on neil variant juba tulla kas siis andmeteadust või vastavalt TalTechis midagi õppima, kus nad näevad, et neil magistri tasemel, mis täiendaks neid piisavalt. Jaa, igati nõus, et see oleks kindlasti hea hüpe ja tegelikult ka praktilises elus olen näinud, et üldjuhul analüütika on võib-olla see esmane tasand, kus alustatakse, et üldse aru saada, et mida andmetega töö siis tähendab ja sealt edasi on võimalik juba tegelikult liikuda siis andmeteadlaseks, data engineeriks või siis õppida tõesti kõrvale mõnda arendaja oskust. Selle vestluse käigus mul tekib järjest rohkem arusaam, et see ongi, ma ei tea, kas päris unikaalne, aga üpris selline omapärane, et tavaliselt ettevõttes turunduse inimesed on turunduse osakonnas ja raamatupidajad on raamatupidamise osakonnas ja nii edasi, aga analüütikud hübriidmudeliga on mööda ettevõtet laiali, nad on teoorias erinevate erialade inimesed ja siis neil on samas ettevõtte poolt on soov nii-öelda parimaid praktikaid rakendada selle andmeanalüütika valdkonnas. Et siis see ongi nagu päris mitmetahuline ülesanne ja teema, mida juhtida. Ja, et selleks, et see hübriidmudel hästi toimiks, ehk et analüütik viiaksegi toote juurde, äri juurde, et oleks võimalikult selle äriülesannete sees, sellepärast et äriülesanned oskab kõige paremini prioritiseerida ja eesmärgistada see äri ise, et kes siis ütleb, et mis on vaja andmete poole pealt tuge ja siis selleks, et analüütikud üle ettevõtte räägiks sama keelt, oleks sama strateegia ja visioon, ühtsed standardid, siis selleks on vaja seda ka kuidagi kokku juhtida ja sellepärast see hübriidmudel võiks hästi toimida ja on ka hetkel kõige levinum minu teada Euroopas ja maailmas. Et see tugev kommunikatsiooni ja kogukonna võrgustikku aitab üleval hoida. Läbi selle hübriidmudeli on võimalik pakkuda ka mentorlust ja koolitusprogramme vastavalt vajadustele. Standardiseeritud tööriistad ja protsessid saab kehtestada ja kokku leppida ning mis on võib-olla hetkel kõige rohkem vajaka jäänud, on need retrod, et pakutakse analüütilist teenust otse ärile, aga ei tehta retrosi, et kuidas päriselt läks, et kas see nii-öelda hübriid juhi üks ülesanne on kindlasti küsida ja arvutada välja need ROI-d ja KPI-d, et kui palju me tegelikult väärtust lõime, et see võiks olla ka see keskne koht. Et see on üks tagasiside mehhanism nii-öelda jooksvalt, aga et kas pikemas perspektiivis nii-öelda ettevõtte jätkuva kasvu puhul siis õnnestumine on see, et hübriidmudelist saab detsentraliseeritud mudel või kuidas sa sellest mõtled? Ei pruugi, on minu enda nägemus, et kui ettevõte ei kasva oma mahult nii suureks, kui näiteks on täna Amazon või Google,
siis seal lihtsalt see hübriidmudel ei toimi, sest ettevõte on lihtsalt niivõrd suur. Ja see võibki jääda selles mõttes hübriidmudeliks, aga sest ma ei usu, et vaadates tänast andmekultuuri ettevõtetes ja nii-öelda nagu tarkust, ma ei usu lähima 50 aasta jooksul, et ettevõtted saavutavad sellise väga heal tasemel andmekompetentsi üle kogu ettevõtte, et oleks võimalik selline detsentraliseeritud mudel võtta kasutusse ka väiksemates tiimides või nagu väiksemates ettevõtetes. Kas ma saan õigesti aru, et see detsentraliseeritud mudel, see eeldab, et sul on ikkagi juba väga suur ettevõte ühest küljest, et sul on inimesi lihtsalt nii palju, aga siis ongi see, et sul on igas valdkonnas eraldi see andmeanalüütika tiim, sellepärast et kõik need valdkonnatiimid juba ongi andmetes üpriski pädevad, neil on lihtsalt seda analüüsi tuge vaja ja ei ole enam mõistlik, et seal tiimis konkreetselt see andmeanalüütik on, sest nende baasvajadused on juba kaetud, nad oskavad neid asju. See tase peab olema lihtsalt nii kõrge selleks, et see tsentraliseeritud mudel töötaks, et Eestis ongi võib-olla raske leida ühtegi ettevõtet siis, kes oleks piisavalt suur ja nagu sa ütled, et lähima 5 või 10 aasta jooksul ka piisavalt heal tasemel, et jah, et see eeldab ka tegelikult, et ka kõik teised ettevõtte töötajad oleksid väga andmeteadlikud, et see koostöö oleks väga hea. Ma sellest enda jaoks teen järelduse, et see nii-öelda analüütikute arendamine ja andmeanalüüsi või nii-öelda andmekirjaoskuse arendamine, et see ei ole protsess, mille ma saan lihtsalt käima lükata ja siis käib ise ja siis kuidagi toimib taustal, vaid et sellega peabki aktiivselt tegelema, on ju. Sa plaanid ka nii-öelda jätkuvalt tegeleda, et osa sellest rollist ongi selle poolega toimetamine, eks? Jaa, täpselt. Just, et on ka ägedaid erinevaid näiteid. Näiteks Netflix teeb iga aasta sellise 3-päevase analüütikute summiti, kus minnaksegi väljasõidule ja räägitaksegi andmeteemadel, tuuakse häid näiteid, kutsutakse külalisesinejaid või siis Spotify'l on see Guilds and Chapter mudel, olete ilmselt ka kursis, on ju. Et ka see on ka tegelikult üks nii-öelda andmekultuuri edendamiseks vajalik ja analüütikute üks moodus, kuidas juhtida analüütikuid siis hübriidis. Ja näiteks LHV siis, LHV-l on tegelikult võimalik osaleda siis sellises programmis nagu Tulevikulend, kus sind siis sõidutatakse kuskile näiteks soojale maale 5 päevaks, pead tegema valmis ühe väärtust loovavas projekti, ise paned kokku oma tiimi. Tegelikult selle puhul samamoodi, et selleks, et tuua hästi kiirelt ära väärtus, sul peavad olema selle projekti tiimi juures analüütik, insener, äri, kõik nii-öelda koos, et ei ole nii, et sinna lendab suur analüütikute tiim ja siis püütakse midagi nagu ära teha. Et selleks, et tuua kiirelt väärtust, tegelikult viiaksegi kokku äri, analüütika, toode, insenerid, andmeinimesed ja siis tehakse ära. Ma võib-olla siia lõppu küsin, et sa kirjeldasid neid erinevaid mudeleid. Et kas sul on mingit allikasoovitust või kas sa tead kedagi, keda on mõtet jälgida või kes on mingeid raamatuid kirjutanud, et nii-öelda minu ja sinu rollis, kellel meil on vaja nagu aktiivselt tegeleda selle teemaga, et kust selle kohta nagu targemaks saada? Ma ise jälgin erinevaid uuringute tulemusi, newspapereid ja LinkedInis erinev materjali. Mulle meeldivad teadusliku laadi uuringud. Seega olen ise keskendunud Gartneri uuringutele, MIT ülikooli siis välja toodud uuringutele
jälgin ka Monte Carlot ja Business Harvard reviewsi samamoodi erinevate teemade kontekstis. Kui täna ettevõttes ärianalüüsi juht või analüütik mõtleb, et mis oleks järgmine samm, mida teha või kuhu liikuda, siis võib-olla kõige esimene asi, mida ma teeksin või esimesed sammud oleksid, et ma tagaks selle, et esiteks ma viiks siis analüütikud nii-öelda nagu väiksematesse tiimidesse ärile lähemale. Siis ma vaataks, et analüütikute juhid oleksid kompetentsed, neil oleks huvi analüütikaga töötada, et nad nagu tahaksid seda maailma edasi arendada ja nagu pakkuda tuge ja toetust. Et Gartner on ka välja toonud, et kui analüütikute tiimijuht teab tehniliselt analüütikast ja tunneb selle vastu huvi, siis tegelikult tuuakse ära 25% siis parem siis tulemus siis selles tiimis. Ja siis jah, mina täna tegelikult väga pooldan seda hübriidjuhtimist, et ehk siis oleks selline keskne kompetentsikeskus, hübriidtiim, kes aitaks üle ettevõtte siis hübriidis analüütikutel ja üldse andmeinimestel siis õnnestuda. Minu järeldus sellest on see, et ma jälgin seda, mida sina postitad LinkedIni. Okei, siis ma pean olema aktiivsem postitaja. Nojah, et kui sa leiad midagi selles valdkonnas, mida sa ise näed kasulik olevat, siis jaga. Just. Väga hea soovitus siia lõppu. Jälgida Jaanikat. Suur aitäh, Jaanika, et said meiega täna ühineda ja kohtumiseni järgmine kord. Aitäh teile väga põneva teema eest. Tšau! Tšau!